Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kõigile, suvi on alanud Eestimaal ja meie kinnisvarasaade on ikka esmaspäeval tagasi ja Rainer on ka olemas täitsa. Tere ka minu poolt, tere kaunist Eestimaa suve ja täna ma tutvustan natukene meie külalist ise, et meil on stuudios Taavi Koha, paljude poolt vihatud ja paljude poolt armastatud ehitusjärelevalve. Kas ma Taavi ütlesin midagi valesti? Ma kuulen selliseid jutte taustal, aga tervist ka minu poolt. Mida ehitusjärelevalve üldse teeb? No klassikaliselt. Valvab. Ütleme, klassikaliselt võtame siis hästi lihtsalt, et ma olen just kui politsei ehituse peal. Vaatan, et kõik oleks korrektne, keegi midagi valesti ei teeks. Kui teeb, kutsun korrale, teeme ümber, teeme paremini. Et selles mõttes, et ehitus sujuks korrektselt. Kas ehitusjärelevalve peab olema või ta on pigem ikkagi soovitatud? Vaata, see tuleneb juba seadusest, et kui sina eraisikuna ise endale ehitad maja, siis sa võiksid ka ise endale järelevalvet teha. Aga kui sul on kaasatud juba, ütleme, kutsega ehitaja, siis peab olema ka kaasatud pädev järelevalve. No ja, ise tead ju kõige paremini. Rääkimata siis suurematest objektidest, kus see nagunii on kohustuslik juba. Ja. No aga see järelevalve, selles mõttes, et miks inimesed seda kes teda üldse, ma ütlesin algul, et kardetud on ju, et ega kes teda siis nüüd kardab? Tellija ikka ei tohiks ju karta. Ehitaja või? Tellija võib-olla kardab hinda, eks ole. Hinda, et ehitusjärelevalve ei ole sul vastutus. Tegelikult on vastutus ju päris suur. Et kuidas see vastutus on? Vaat, et kui ehitusjärelevalve on juba palgatud, et kui nüüd majaga juhtub, meil kunagi ammusel ajal üks maja läks põlema ehitusvea tõttu. Et kas see oleks olnud ehitusjärelevalve viga? No see jällegi sõltub, ega tuleb pikalt tagasi minna, vaadata alustada projektdokumentatsioonist võib-olla üldse, täitedokumentatsioonis, kuidas ehitustegevus on dokumenteeritud, siis me saame päätutud aktides teha mingid asju, mida me ei näe, ilma et me peaksime midagi lahti lammutama. Et ma arvan, et see kõik hakkab dokumentatsioonist pihta, et jõuda asja tuumani, kas seal oli ta valesti juba projekteeritud, kas seal oleks pidanud märkama, et seda ei saa üheselt öelda, kes nüüd süüdi oli. See on alati selgub, millegi tuleb. No hästi, aga selles mõttes, et järelevalve vaatab, et asja tehakse projekti järgi, kas nii või? Vaatab küll, aga järelevalve tegelikult, millega ma igapäevaselt tegelen, ma vaatan ka, kuidas need vead sealt projektist välja tulevad. Tellija on tellinud projekti, siis ta on hankinud järelevalve, ütleb, et hakkame nüüd ehitama jube kiire. Sest on 2 tähtaega, jaanipäeva jõulud, eks ole. Ja selleks ajaks üldiselt valmis ei saa, saab kuskil seal vahel. Ma tahtsin vahel öelda, et sa täna tulla sai, jaanipäev pole enam kaugele. Just, tegelikult ongi väga ju, praegu on kiired ajad ja räägitakse võib-olla, et ehitatakse vähe, aga ma arvan, head inimesed on tööd piisavalt ja mul liiga igav praegu ei ole. Aga küsimus oli? Ei, ma mõtlesin seda vastutuse asja, et üks asi on, eks ju, projekt, teine asi on, kuidas peab tegema ehituses, et kumb see siis kuidas sa vaatad siis? Üldjoontes on hea niimoodi, et tegelikult minu töö on jälgida, et ma ehitaksin projekti järgi, aga ütleme niimoodi, et projekteerijad lasevad puusalt päris palju, aga on ka häid projekte. See oleks lust, kui me saaksime ainult projekti järgi ehitada. Mul oleks palju vähem tööd, aga me vaatame projekti kogu aeg ette, järgnevaid etappe, kuhu me hakkame jõudma ehituses. Ja siis me leiame sealt mingid vigu või ütleme vanakooli lahendusi, üleeelseid lahendusi, nagu öeldakse, ja see saab alati paremaks teha või ongi reaalselt midagi halvasti projekteeritud, me näeme, et see selle vaja puhul ei toimi. Et siis me mõtleme käigu pealt parema lahenduse välja. Aga vaata, me oleme kuulnud, ilmselt sa ei kinnita ega lükkagi ümber, et peab olema järelevalve ja siis on, vanasti vähemasti oli, et järelevalve, ehitada oskavad kõik, on ju, ja siis mingid vennad lihtsalt ei pane allkiri ära. Et ilmselgelt sina seda ei tee, eks ole? Ei, absoluutselt, võib-olla ütleme aastas kuidagi eksib ära paar sellist päringut ka mulle. Ma hakkan täpsustama, algus küsitakse viisakalt järelevalvet, täpsustan mingeid asju, et kuidas ja mis, kus, kui palju, kes ehitab, kui kaua ja nii edasi. Ja siis jõutakse selle, ei, tegelikult sa ei peagi üldse käima, et vaata, meil on selline asi, et me ise teame täpselt, mida me teeme, et äkki paned ära. Siis ma ütlen, kuule mehed, et see võiks 20 aastat tagasi nii olla. Ma ei kujuta ette, kas täna keegi teeb, aga olen saanud tagasi, et jah, turul kahjuks on täna selliseid vendi olemas. Et ma ei tea, kas ma mõnda nüüd nimeliselt, aga ma ei hakkaks ka praegu välja ütlema sellisel puhul, aga väga kurb, et keegi, sest see tegevus on ju litsenseeritud, meil on kutsetunnistusega seotud, eks ole, et miks keegi peaks niimoodi toimetama, mina ei saa sellest aru.
see võib olla rahavärk, et saaks nagu odavamalt, no kusjuures meil käis üks külaline, kes renoveerib puumaju ja siis tema ütles, tema nagu järelevalve on tema sõber, et tema nii-öelda aitab temal seda ehitust, et ka see suhtumine täna ikkagi nagu läheb järjest rohkemaks, et järelevalvet on nagu päriselt vaja. Absoluutselt ja ma arvan, et ka inimesed saavad aru, et nad panustavad sinna palju oma vahendeid, tihtilugu kaasfinantseeringuga laen pikaajaline, et sa ju tahad selle raha eest saada head asja. Et see ei ole iseenesest välistatud või halb, et see järelevalve on su sõber. Ega ma püüan ka kõigi sõber olla. Ma püüan tellija sõber olla, ma püüan ehitaja sõber olla. Ma tean isegi haldevõtjaid, osasid seal töömehi nimepidi on ju, sest nad hakkavad korduma. Et meie konnatiik on nii väike. Aga see ei tähenda, et ma kellelegi tuleksin vastu või laseksin nurga nagu maha. Et ma teen ikkagi oma tööd ja ehitajad teavad seda, et minuga nagu nihverdada ei saa. Et sa võid proovida, aga ma ütlen üldjuhul ehitusobjekti avakoosolekule ära, et pane mängureeglid paika, sa võid proovida nihverdada, aga kui vahele jääd, ma hakkan sinu asju veel erilise tähelepanuga jälgima, siis ma hakkan millimeetrimeheks. Et selles mõttes, et sa ei tohi usaldust kuritarvitada, aga see ei tähenda, et ma teeksin oma tööd kuidagi kehvemini. Et see, et sa kellegagi hästi läbi saad. Aga kuidas see ehitaja ikka nagu, kas see käib niimoodi, et sa vaatad, eks ole, teeb selle ja siis ehitaja ikka üritab, kuule, et ära minu asja vaata või see on nagu tavaline, ei ole see? Nad ei julge mulle öelda. See on hea. Aga eks ikka suunatakse, et kui objekti ringkäik on, et lähme siit või lähme siit, siis ma võtan naljaga pooleks, et mis sul sealpool varjata, lähme sealpool. Aga kui ma mõtlen siuke hea mees, et sa nüüd, ma saan aru, et eramajadel näiteks, kui ütleme meie siin, inimesed ehitavad neid eramaju on ju ja ma teen ise ja kas ise endale tasuks ka järelevalve võtta või kuidas sulle nagu, sa annad nagu siukest nõu, et tee see sõlm niimoodi või Absoluutselt, selles mõttes kasulik? No tegelikult ma müün ju oma aega ja know-how'd. Ma olen näinud igasuguseid asju, ma olen näinud moodsaid lahendusi, ma oskan ka kliendile pakkuda lahendusi vastavalt tema rahalistele võimalustele. Ma olen teinud Noblessneris järelevalvet, ma olen teinud lihtsamaid, ma ju keegi on rekkinud tolumaja, et selles mõttes, et vastavalt selle kliendi võimaluste sa saad talle pakkuda sobilikud lahendused välja, et kui see on kliendi soov, aga ma ei suru kunagi oma asja. Lihtsalt räägin, mida ma olen näinud eelnevalt, et nii on tehtud, see toimib, see on hea lahendus, kui sulle sobib, me võime sul ka teha, aga ma ei suru oma asja nagu peale. Et kliendil peab ikka olema, kui ta oma kodu teeb, tal peab oma otsustamisvõimalused, mida tema läheb ikkagi, see on tema kodu. Mis on kõige tüüpilisemad vead, mida tehakse? Sa küsid kohe nii laialt, et selles mõttes. 10 tüüpilisemat viga. Ütleme 10-8 on just need vead. Vigade võitja. Sa ütlesid, ma neid hakkan kohe paugutama. Seal ei ole nagu konkreetset asja, mis on nagu vead. Fundament valesti. Nagu mõnevõtta valesti, see on juba pahasti. Aga selles mõttes, et soojustus, mis on täna populaarne teema, et ikkagi energiakulud oleksid võimalikult väiksed, et igasugune hüdroisolatsioon ja välispiirete soojustamine, et seal ei tohi vigu teha. Teipimine, avatäitjad, eks ole. Et kui sa ikkagi maja ära soojustad, aga tuul puhub kuskilt vahel sisse, siis mis soojustamist torku on. Et sisuliselt mu töö ongi ju tegelikult vigade otsimine. Ma lähen hommikul tööle, hakkab esimene koosolek, otsin vigu. Teine koosolek, otsin vigu. Mitte pahatahtlikult, aga selles mõttes, et õigel ajal jaole saada, kui seal on midagi valesti läinud. Ikka juhtub, töömees on töömees. Et siis juhtida tähelepanu, kuule, ole hea, et ära rohkem nii tee ja selle nüüd teeme ümber ja tulid õieti edasi minema. Me tahame ikkagi head tulemust saada ja ma ütlen ehitajale ka, et ega sa ei taha ka tulla garantiiperioodil siia tagasi ja mingid asju ümber tegema. Kordades kulukam, sa oled juba teise objekti peal kuskilt helistades, kuule, et siin on pahasti, tule nüüd. Ei ole aega, ei saa tulla. Hakkab mingi jama pihta. Teeme korralikult ja teeme kohe. Aga kui sa nüüd võtad, ikka siuke 6-7 küsimus peab ka olema, et kuidagi see eramajal, sa võid teha ise järelevalvet, kui seal panka ei ole mingid asja. Kui sa, kas tõenäoliselt pigem see, et kulu järelevalvele tasub nagu pigem ära või? Ega sa tasuta ju oma nõukogude jaga. Et selles mõttes, et sa võidad nii palju, et see järelevalve on sulle endale kasulik, et võib-olla ehitajad alati ei tee nii hästi. Kas võib nii olla? Ma tahaks arvata, et tegelikult on sellepärast, et sa võid teha väga rumaid vigu ja pärast kulutada oluliselt rohkem, et sa ümber teha. Aga sa saad sellest siis aru, kui me räägime koduehitusest, et sa elad seal sees ja ma ei tea, sul tehnosüsteemid ei toimi hästi ja valesti ehitad. Nende ümber tegemine ilma midagi lõhkumata, ümber ehitamata, see on päris kallis lõbu. Samamoodi soojustus, kui sa oled ikkagi maja ära teinud ja sul on õhekrov fassaad, see on ikkagi lapes, siis selle korda tegemine põhimõtteliselt see
koostama. jah. siis on järelevalve. Oota, aga kas järelevalve, et ma saan aru, et ega neid järelevalve inimesi on peale sinu mõned veel. Noh, mõned on. Et kas see on kuskil nagu mingi, ma saan aru, et seal on ju, võib-olla sina oled parem vigade otsija kui mingi teine mees, kas kuskil on mingi, ma ei tea, edetabel. kuidas sa valid endale, meie saartekuulaja ütleb, mina tahab homme valida järelevalvajat. Tahab, aga Taavi kohalt ei saa, sellepärast, et Taavi koha on ülekoormatud tööga. Kus ta siis saab? Ütleme, et vaata see, hingelt tahad ju hea inimene olla. Kõik, kes su poole pöörduvad, tahaks nagu kõiki aidata. Et küsib hinda, teed pakkumise, kui sobib, äkki saame kokkuleppele. Jah, see aeg on see, et kui ööpäevas on ju teatud tunnid, eks ole. Sul ei ole rohkem. Mul ei ole rohkem aega kuskilt võtta. Aga mõni veel ütlevad, äkki kuidagi mahutame. Ega ma talle ära ei ütle. Selles mõttes, et siis ma ei peaks üldse pakkumagi või ma ei peaks temaga nagu seal püsima kontaktis, aga mis su küsimus oli? Minu küsimus on selles, et ma saan aru, et aega on alati mahub aega juurde, eks, et alati millega arvelt saab, aga minu küsimus oli see, et kus sa võtad selle ehitusjärelevalvajad, osad ehitusjärelevalvajad ilmselt ei ole ka väga head, et mille põhjal sa nagu valid, kui sind ei saa, see oli mu küsimus. Soovita teisi ehitusjärelevalvajad oli see küsimus. Mina ei teagi, kus nad võtavad, aga ma arvan, et minuni jõutakse valdavalt soovituste pealt, sellepärast, et mul ei ole kunagi veebilehtigi olnud. Et abikaasa käib sul peale, et tee nüüd lõpuks ära, nii et näita, panna oma referentsit üle täita, mida, kui palju sa oled teinud, aga ei olegi tekkinud sellist aega, et sellega tegeleda, sellepärast, et mul on kogu aeg tööd ja et see tuleb kuskilt, keegi soovitab, inimesed isegi ütlevad, et teie soovitas või tal olid teinud, on ju, mis okei, fine, aga mis sinu objekt on, et vaatame, räägime. Et minul ei ole vajadust, võib-olla mõni peab ilgelt reklaamima ja tegema, aga kui sa teed head tööd, siis ma arvan, et see ongi parim reklaam. Nõus. Kus sina said endale ehitusjärelevalve? Mul ei ole Taavi koha vasul. Ei ole, töömehed. Töömehed soovitasid, et samamoodi on. Vaata, see on ohtlik, kui töömehed soovitavad järelevalvet, siis seal võib olla väike ohumärk, et see on üks tunst nagu, et see on oma mees, et see nagu lihtsalt korraga jääb läbi, et ega ta meil ikka pigistab võib-olla silma kinni. Ma ei tea, ma loodan, et sul ei ole nii. Ma loodan ka. Samas, ega sa ei saa ka nagu päevad otsa objektil passida, et sa pead mujal ju ka käima. Kui tihti üldse käib? Ma olen nõksu tagasi Raineri, hea point kui juures, et mõni tellija on ka nüüd niimoodi, et arvab, et ta nüüd kaasas järelevalve, et hakkame nüüd müüri laduma näiteks. See lihtsalt tavaline, võtame mingi kärkplokist seina ladumine. Et kas sa nüüd käisid? Aga mida ma vaatan seda müüri ladumist? Ma saan vaadata seda seina, kas ta nüüd on kõver või ta ei ole kõver või et ma ei pea selle mehe kõrval seisma ja vaatama, kuidas ta see segu segab ja igat plokki üksaval paika paneb. Las sa loodi hoidma. Absoluutselt. Sa pead olema kohal siis, kui on olulised hetked, kaetud tööd nagunii, aga kui nüüd mingi asi hakkab valmisa või hakkab järgmine etapp, et seal on mingid asjad omavahel seotud, siis õigel ajal tuleb neid ikkagi üle vaadata, et pärast kulud ei oleks suured. Aga see ei tähenda, et ma ei räägi, et miskipärast võib-olla me teen nii vaikseks, et äkki 6 korra käib vaatab ära, ei ole ikka nii, et iga nädalaselt ja see, et üks asi on see, palju sa nagu objektil oled ja teine asi on see, et tegelikult see suhtlus käib kogu aeg. Telefon, meil, osadel objektidel on tehtud mingid suhtlusrakendused, jooksvalt saadatakse pilte, küsimusi, kuidas see, et see suhtlus tegelikult taustal käib kogu aeg. Et saab ja mõni aktivist siin nädalavahetusel ka, et ega ma siis ka ei jätta lastamata, kui tal tõesti on mure. Kas see pannakse osadel objektidel on see timelapse kaamera või kaameriks vahepeal, ütleme, et ei jõudnud müüri ladumise, kes selle viltuse kivi pani, et kas sa vaatad seda videot ka järgi? See ei ole vahet, töövõtja vastutab, et ta läheb laduma sirgi seina, et kas selle ladus nüüd Martu või Lembit, minu jaoks ei ole vahet. Aga selline video vaatamine, see ei ole teema, see on pigem valvekaamera. See on lihtsalt võib-olla, nii tellija tahab teha timelapse'i, keegi ei tea midagi. Näidata, kuidas see objektis valmis kunagi. Et läks, mina mäletan, kui ennemussel ajal jällegi nagu garantiid isegi on vist läbi, et tuul puhus selle, mis see on see majaseina, mis oli tehtud siis, kuidas seda näed, ei tule meeld, ühesõnaga, puust oli tehtud sein. See täidis sein, siis on selle asja nimi. Sõrestik oli puidust ja tuulpuus sõrestiku ümber. Juhtus ju õnnetus, paigaldamise ajal oli suur tuul. Ja siis pärast seda iga järgmine ehitaja ütles, et see eelmine ehitaja tegi valesti. Tegelikult oli asi oli nagu
nagu sõrestikus, et kui seal oleks järelevalve olnud, ega sa ei pane ju lood igale selle peale, oleks ikka sama jama olnud. Ja, aga sa mainisid ju, et see oli ehitusjärgus, et seda ei olnud ilmselt ka veel Teliale üle antud. Ei, esimeses järgus tehti viga ja see kogu aeg kandus edasi. Niimoodi. Et ei vaata. Siis ma küsiks küll, et kus järelevalve oli? Ei oligi see allkirja variant, see millest rääkis, nagu vanasti oli, et oligi siuke nõmedus, aga ma lihtsalt mõtlen nagu seda, et kui see, mida mina olen ka mujalt kuulnud, et ehitajad kipuvad ikka ütlema, et siseviimistel on üldse kõige raskem, sest kõik need eelmised ehitajad, need tegid selle viltu ja tolle viltu ja nii edasi. Aga kui mul on järelevalve, kas ma saan öelda, et järelevalve, kuidas see siis nüüd nii läks? On see nagu tavaline, oled sa üldse kuulnud sellist asjast, et eelmine ehitaja teeb valesti? Ei, eks ikka, igaüks ju kiidab oma tööd ja räägib, kuidas eelnev on alasti tehtud, aga kui me võtame selle siseviimistluse näite, siis ega võtame jällegi mingi eramu näiteks kergblokist, ega seal ongi blokil tolerantsid, seal on tuleks alguses kokku leppida, kas need hambad jäävad sisse poole või välja poole, kas see jääb fassaadimi jääle või jääb siseviimist jääle. Ega see on paratamatus. Nad ei ole sul millimeetri pealt ühes moodus. Aga siis sa vahepeal pead nagu, et selle ehitusobjektil on see, ma ei tea, viimistleja, siis blokivend on ja siis täitsa tülli lähevad, et kas sul on sellised olukordi ka, et pead lahutama seal? Ei lähe, tavaliselt on nii, et kui järgmine tuleb, siis eelmine läinud, et see ega müürimees ei ootama seda viimist, tema tegi ära juba järgmise objekti peal. See maru siuke potentsiaalne tüli on, aga ikkagi Ahto enne küsis nagu mingid kõige hullemad asjad, et millest see kus kõige rohkem ikka puusse pannakse, üht asja sa ei suudaks välja tuua. Kus see nagu jõhker viga tehakse tavaliselt? Ma saan aru, et igal pool tehakse, aga mingi asi, mis on nagu see on lihtsalt nii lai, et kas me räägime mingist eramust, räägime korterelamust. Räägime vist eramust, korterelamu meie kuulajana. Räägime tavaline maja. Tavaline maja, eramaja. Eramaja puhul, et kus siis, ma ei tea, kas poole pealt kutsutakse vahepeal ehitusjärelevalve appi või? Tahetakse, viimasel ajal päris palju, aga väga ei tahaks nende asjadega tegeleda, sest siis on järelikult midagi juba valesti läinud, see on juba mingi vaidlus õhus. Üks ei taha teisele raha maksa, teine ütleb, et ma olen kõik hästi teinud, on ju. Et väga ei tahaks nendesse vaidlustesse sekkuda, sest inimestel on kohe see, et vaidame kohtusse ja siis on, kuule, sa saad aru, mida sa räägida. Võib-olla te saate kokku, räägite, vaatate koos rahulikult asja üle. Kui tahad, ma võin tulla juurde, selgitada, et siin on tõesti seal juba aastaid see oleks vaja ümber teha. Tüllimine on kõige lihtsam, aga pärast olete mõlemad kaotavad. Te võite aastaid kohtus käia, advokaatidele maksta, neil on kindlasti hea meel selle üle, aga kumbki ei saa pärast võitu nagu. Et milleks me siis jamaga tegeleme. Aga kui nad sulle poole peal, ma saan aru, tüli on hakanud, siis nad tulevadki sinu juurde küsima, on ju, aga siis nad ei ütle, sealt kõlab midagi läbi, mis on nagu põhijama. Tead, vahepeal oli isegi siin, läks päris huvitavaks, siin võib-olla eelmine kuu või praktiliselt iga nädal. Ja sõbrad tuttavad, või keegi. Endised sõbrad? Ei ka praegu seda, selles mõttes, et ma ütlen, sinu sõbrad? Jah. Okei. Ja siis on mingid mured, ma tahan ju jällegi kõiki aidata, on ju, aga ma ütlen, mul ei ole aega sellega tegeleda. Aga ma kuulen su mure ära, mis sul on, või saada mulle fotod, ma vaatan, mis seal on, või äärmises juhul ma leian selle tunnikese, ma vaatan selle asja üle, aga ikkagi saage kokku, rääkige oma vahel, et lahendage see asi ära, ärge minge tülli nagu, et siis on võimalik seda lahendada. Kas nii on ka olnud, et maja saab juba valmis ja siis pank tahab järelevalve akti või allkirja või kuidas see on akt lõpus või? Allkirja oleks vaja. Jah, aga maja on juba valmis. Mis siis saab? Saate lõpuks saama allkirja kätte. Selles mõttes, et minu puhul välistatud. Aga mida teha siis? Et kui oledki ehitanud ilma järelevalveta ja maja juba valmis? Ei pannud tähele, et pank tahab sellist asja. Ei, ütleme, mul on hea meel sellele, et pangad on muutunud teadlikumaks. Ja need eramud, mis mul on viimasel ajal tulnud, sest ütleme, võib-olla 5 aastat tagasi väga eramu klient ei küsinud järelevalvet. Vaatasin, need toimetavad seal põllu peal oma ette ja valmivad ja KBS müüakse ja mõni teeb koduks ja et neil ei olnud järelevalvet üldse vaja, need kõige teadlikumad ehitajad. Aga selles mõttes, et nüüd mul on hea meel, et pangad küsivad järelevalvet, ju nad said masu ajal leksa. Selles mõttes, et nad said seda rämpskinnisvara tagasi, mida ei jõutud maksta ja läks teisele ringile. Ja siis nad said aru, et kuule, et see ei olegi vist nii palju väärt, et siin on see viga ja see viga ja see viga. Aga ütleme, see, et keegi nüüd lõpus tuleb küsima, see on jällegi siuke, et saaks paberi peale asjad nagu tehtud, et
ma ei tea, kust üks venna leiab, kes paneb ära, aga ma ütlen, et ma olen kuulnud, et on olemas. aga ma mõtlen, et kas seda nagu legaalselt ka saab, et siis lähedki kohale ja hakkad nullist vaatama, et kuidas siin tehtud on või? Selle asja nimi on siis juba nagu audit, et see on ka tegelikult, ütleme, kutsetunnistusega tegevus, ongi inimesed, kes teevad auditit, et ei olnud järelevalve kaasatud, aga tuleb välja, et on nõutud, et ega siis saab nagu korda ikka. Käiakse dokumentatsioon läbi ja vaadatakse siis selle valmis ehitatud asja vastavust projektile. See on selge, et seal kõik asjad ei vasta. Et eks ehituse käigus mingid asjad muutuvad ja siis on kas vaja teha muudatusprojekte või ütleme, on ju tegelikult, on inimesed, kes tegelevad nii-öelda seadustamisega, et kinnisvara müügiga tegelevad inimesed puutud sellega palju kokku. Et ma usun, et kui asja läbipaistvalt teha, siis tegelikult on võimalik saada need kasutuslaad. Et hullem on see, kui hakatakse midagi peitma või varjama, et äge tunnedes ära, aga auditiga ma usun, et saab neid asju juba korda. Mis sa saad varjata saad? No ikka suvel saab palju rohkem varjata kui talvel. No ütleme, kaetud tööd, eks ole, et ega sa ei näe ju, et kas seal on armatuuri või mis see betoonimark siis oli ja sellised asju sa ei näe ju. Aga suvel on muidugi parem varjata, sest juba tehnosüsteemid pealt, eks ole, kuidas see küte toimib ja kas ta on efektiivne või mitte, et ventilatsioon, et jah. Kaetud tööde akt, nüüd see on selline dokument, kus teeb töö ära ja siis kirjutatakse paber selle, lihtsustatult on. Nii, et selle saab ju copy-paste Excel ja kui sa aru saad. Kuidas sa aru saad, et see dokument ei ole mingi jama? No vaata, siin on ka jällegi, sõltub järelevalve käekirjast. Mina objekti alguses panen kohe mängureeglid paika, et kaetud tööde akt on tõsiselt võetav ainult siis, kui ta sisaldab fotosid sellest konkreetsest tööst ja sellest konkreetsest asukohast. See on tuvastatav, kas see on see koht või ei ole see koht. Et see, kui ta on ilma fotodeta kaetud tööde akt, siis tõesti trükimusta kirjutada mida iganes. Aga siis on ka see, et sa võid ju kirjutada ja keegi litsenseeritud inimene, siis järelevalve tegija võib selle alla kirjutada, aga siis sa võtad vastutuse. Kui sa oled valmis kellegi teise nimel võtta vastutuse, et ma kirjutan alla, et ta kirjutas siin midagi, mina ei ole. See on nagu see, sa pead vaatama, vastutuse hind on see, et sa pead uue maja ehitama, see on hästi kallis tööd. Vastutuse hind on laiemalt see, et sinu erivana tegevus saab läbi. Jah, et sa ei ole, keegi ei usalda sind enam, eks. Ei, mis ei usalda, liit võtab sul kutsetunnistus ära, millega siis tegelema. Niimoodi saab ka. Kas seda on juhtunud? Ma ei tea, et oleks, aga selline võimalus on ja mõtlen, et tegelikult naljatades sellistele päringutele ma olen ka vastanud, et vaata, vist Kelly tõi sama näite, eks ole, et mul on nii palju aastaid jäänud pensionini, et näed, kuu hind on see, arvutame ära, et kui paned selle laua peale, siis räägime. Naljaga pooleks, aga ei, ma ei teeks seda. Et kui sul hakkab seal üle 60 viskama, et siis päris ei. Kerliga meil oli ka selline oli hinda, sama mõte, et kuna siis see viimane kaunis hetk on, et nüüd küsime odavat hinda, aga lõpuks ikkagi sa ei taha ju halba. Aga okei, kas siis ühesõnaga sina ei ole auditimees, seega sa ei puutu kokku sellega, et ongi väga halvasti tehtud, et või see ei ole sinu kokkupuutepunkt, et sa tuled ikkagi alati alguses? Ma tulen ikkagi alguses ja me hakkame algusest minema, kui me nägime uusehitisest lihtsam, hakkamegi nullist minema. Rekkide puhul, hakkame siis vaatama, mis olemasolu olukord on ja kuhu me siis jõuame. Rekonstrueerimine ka ju kopp teema, võtame need kortermajad ja siin rekitakse ka puitmaju, et eramaju isegi, et see kellegi teise asi, mille sa oled ostnud, on ju võib-olla sinu jaoks hea hinnaga, siis sobi sulle, nii-öelda lööta puhtaks ja hakkame uuesti ehitama. Lihtsalt, et ka seal tuleb mingi, sa ikka ütled välja, et keegi lööb siis selle maja puhtaks. Nii võtsin selle vana, lõin puhtaks ja nüüd sina, tegelikult sa näed, et see maja tuleks üldse ära lammutada. Tuleb ette seda. Tegelikult sellised otsused peaks ikkagi enne ära tegema, sest see vastutustundlikult lammutad, ütleme seest puhtaks ja nii. Siis see on oluliselt kallim, kui tulla sinna käpaga ja see konteinerisse tõsta, eks ole. Ei, seda küll. Ei, minul on selline lugu on siin, et ka oli nagu lootust ja siis lõpuks ikkagi lammutati ära. Et nagu järk-järgult hakati nagu vaatama. Siis pidi konstruktsioonidega midagi pahast ära. Seal oli siuke sõus, et nagu on ja nagu ei ole ka ja siis tuli otsa, ma tahan ikka tead. Sõltub ka kliendi rahalistest võimalustest, eks ole. Või tal ei sobinud see kandvate konstruktsioonide
ruumiplaneering, et sa ei saa mingeid asju ümber mängida seal. Kas ehitamise hinna asjast, nagu ma ei tea, kui palju sa seda nagu tead, aga tänapäeval ikka suurte nii-öelda, kui on riigi rahaga ehitamine, siis peaaegu et alati on kindel värk, et lammutamine ja uue ehitamine palju odavam kui renoveerimine või rekonstrueerimine. Kas seal on mingist sükest valemit, et palju lihtsam on maha võtta ja uus teha, siuke nagu seisukoht, ma olen kuulnud, ma ei tea, kas sa oled kuulnud? Ei oska öelda, aga paar päeva tagasi jäi silma, kas oli Postimehes äkki seesama Tallinna Heleni kool, et me otsustasime tõmbame selle maha, me paneme uue, et me ei hakka siin rääkima midagi. Tundus nagu natukene üllatav. Et tegelikult ka vanu hooneid saab ju rekkida, ma ei tea, mis seal siis nii põhimõtteliselt ei sobinud, et seal ruumiplaneeringutega ei saa seda asja nagu ümber mängida. Aga riigi rahakott kuulema. Ikkagi sa näed seda seisukohta, et kui ikka oma maja, siis vist pigem pole nagu mõtet lammutada ja uus ehitades, pigem on mõtet ikkagi pigem rekonstrueerida suures plaanis. No, hästi suures. Vaata, ma puutun kokku nii uusehitistega kui ka rekkimistega. See aasta on mul üsna mitu sellist eramurekki olnud, ütleme ka maal, et noored lähevad linnast välja elama, teevad Baltmaja korda väga korralikult. Et kuna ma olen ise muinsuskaitse litsentsiga, siis mul on alati nagu huvitav vaadata neid kivi ja palkkonstruktsioone ja eks selge see, et midagi on seal väsinud, tuleb asendada ja teha, aga see saab kõike nii teha, et neid asju ka võib-olla hiljem siseviimituses eksponeerida, mingid palkseina, kuskil mingid ägedad kivipinnad on, et ma arvan, et rekkides saab ka väga ägedaid asju teha. No see ei ole rahaline mõõde, see on äge, see on teine. Aga sa teed kodul ei ole rahalist mõõdet. Nõus, jah, kodul ei ole rahalist mõõdet, on ju. Et nii mõnigi inimene siit teab, et kodul pole rahalist, ka mina, et kodul pole rahalist mõõdet. Ainult maksa. Ei no see too juurde. Ilusaid asju ostad ka ju koju, et lihtsalt. No sa ju näed müügiks tehtud maja, eks ole. Natuke teistsugune käekiri. Mingisugune jah, et eks ta on siuke eksistuslahendused on odavamad juba. Sealt võib tulla päris suur vahe, jah, nõus. Nagu ehitajad ütlevad, ehitus läheb kalliks siis, kui hakkad kilekotiga poes käima. See, et sa vundamendi tegid ära seinad laduses ülesse, see tuuakse rekaga kohale ja tehakse ära, on ju. Nagu sa hakkad kilekotiga poes käima ja seal sandtehnikat tooma ja asju, et siis läheb kalliks. Seal on tohutu hinnavahe on sandtehnikal ja sandtehnikal. Kuigi tehaksegi sükks premium-klass maju ja asju, aga jällegi see osti, eks ole, et see on hästi individuaalne, et sellepärast. No see väike arendaja ei taha, et seda talle kätte jääb, see hakkaks kiiresti käima, eks ole. Teed müüdi järgmine projekt ja nii edasi. Jah, et see premium asi on premium asi. Kui oleks klienti, ma usun, et saaks ka väga häid asju teha ja tehakse väga kindlasti. See on vähem neid kliente lihtsalt. Okei, aga nüüd siukene korterelamute renoveerimine, mul oli mingi hea küsimus, aga mis küsimus? Minul viskas praegu ühe ägeda mõtte pähe, et kui juba kortermaja on juba, enne kui maja püsti on tulnud, on juba need korterid nagu ära müüdud. Kas siis võib natuke lõdvamalt ka selle siseviimistlustesse nagu üle jala. Niikuinii on juba müüdud ja rahagi juba võib-olla. Tegelikult ei või, et vaata, see sõltub väga palju ka sellest ikkagi, et kui vastutustundliku arendajaga on tegu, et meie siin, kui me räägime Tartust, et siin on teada, kes need arendajad turul on ja on ka valdavalt teada, kellel milline käekiri on ju. Aga teatud arendajad asjadesse või ütleme objektile on ka endal sõbrad tuttavad ostnud ja ikka jälle, et kuule, tule vaata, mul siin, ma ei tea, tussinulgas Kallevale või kuskil puhub läbi, et kellelgi on mingi käekiri ja teistel on selline käekiri, et kõik on nagu rahul. Ma mõtlen see tussinurgas Kallevale, see on nagu nii loll viga. Ma ei saa aru, kuidas seda võimalik on, aga tehakse. Et kuidas see, kui see on nagu praktikas, sa oled ilmselt kokku puutunud sellega, seesama tussinurgas, inimesed saavad aru, vesi ei voola õigesse kohta, et see auk on, eks ju, et sa pead nagu panema, ma ei tea, loodi ja kalde all ja peaks voolama see sisse. Et kuidas selline asi üldse saab juhtuda, ma lihtsalt... Ma ütleks, et juba õigel ajal ei ole siis järelevalve oma tööd teinud, vaadanud neid asju, et kuidas te jõuate selle teadmiseni siis, kui põrand on plaaditud ja puugitud. No sul on mingi mees seal, kes inimene või naine, kes siis selle põranda seal valas ja tegi ja et sa puutud ju nendega ka kokku, et kas sa oled siis, ega ehitaja on ju täiesti tavaline pereinimene, teeb teisele mingisugust asja. Aga see, kas sa oled nagu näinud seda valesti kalde tegijat inimest, mis temal viga oli? Ma arvan, et võib-olla ma olen teda isegi näinud, et ma ei tea, kas sina tegid, eks ole. Aga ei, loomulikult, kui mina objektil midagi sellist näen, et siis tuleb kohe õige ajal jaole saada ja öelda, et kuule, saad ise ka aru, et sul ei ole, see tuleks ümber teha.
aga mis ta siis ütleb, et olete, mina olen, kuule ma tegin, sina nägid, et teid kalde valesti, et see ei ole midagi öelda, sul on laserid ja loodid olemas. ma ütlesin, kurat ehitusjärelevalve. Ja mina tahtsin valesti teha kallet. Mitte midagi inimene juttu teeb lihtsalt korda või kas seal on mingi, kuidas selline asi saab juhtuda ahastusega vaatad? Vaata, paljud vead ja sellised halvad asjad tulevad sellest, et see lihtne töömees või siis naisterahvad on ütled või mis teha võib-olla. Nemad teevad lihtsalt mahtu. Nemad teevad mahtu või oma tundi või mida iganes. Tema teeb lihtsalt seda asja, tema ei mõtle selle asja lõpp, et keegi kasutama hakkab, see teda ei huvita. Aga temal on ju oma objektijuht, kuskil on projektijuht. Ja mina olen siis veel nendest edasi. Et kui tema enda see juht juba ei näinud neid asju, siis järjelt keegi vaadanud. Aga kui ta kodus peaks endale trappi tegema või vannituba, et siis paneb ka kalde valesti või? Ja see on, kui juures õigesse kohta jõudsid see oma leetega. Et kui keegi midagi valesti teinud, ma ei taha talle nagu ka ju pahasti öelda, eks ole, et siis ma küsin lihtsalt, et kas endale ka teeks niimoodi. Siis jääb mõtlema, et ei teeks, võt, siis teeme ümber, palun. Lihtne. Ma olen näinud neid pilte nagu, tänapäeval muidugi kindlasti Hiina riik on arenenud, et kuidas on pandud, ütleme, käsipuud ja trepid ja uksed, on tehtud mingit totaalset ehituslikku kaost. Ma lihtsalt mõtlesin, et kas, minul on näiteks ka ei ole kodus, kunagi ma ei tea, kes tegi, ma ei hakka teda taga otsima, et ma pidin tellima või ostma sellise asja, millega saad vett tõmmata, sest Kalle on vale, eks ole. Ja siis ma mõtlen, et kuidas see siis nagu, ja siis ma mõtlen, et järsku see vend, ta mõtlebki, et niimoodi käibki, kas nii ei saa olla või? Ei ole olemas, ta ei tea kaldest, ta kuuleb sinu käest esimest korda, et on olemas lood. See ei ole võimalik. See ei ole võimalik. Pluss ega kõik vesi ka ju ära ei voole, selles mõttes veel on ka pindpinevus. Ei, no ma saan aru, jah. Jääb sinna pidama, sa nagu nii peaksid tõmbama, et kui sa ei taha, et sul kuhugi pikalisest kolaseks teha. Ja see vähendab pindpinevust veel. Pese sööbiga siis voolab paremini ära. Et pindpinevus, kui keegi ei tea, siis vee molekul, ma vist ei ole see saade. Keemia saade. Aga meil hakkab aeg ka peale pressima. 3 asja. Meil on rääkima hakanud veel. Jah, just hakkas välja tulema nagu selline asja, selline uba. Me peame mitu saadet tegema. Ei, mis on nagu ilmselt, minule nagu küll sai nagu selgeks, et mul võiks mitu kohta, kus kohas ehitusjärelevalvet ei olnud. Mina võin kohe öelda, et näiteks ehitusjärelevalve on ikkagi ütleme tellija sõber, mitte lihtsalt, et allkirja vaja. Ja kasulik, päriselt kasulik. Allkirja pärast, vaid ikkagi ta annab ju enda kogemuse põhjal head nõu. Kasulik, eks ju. Siis on jah. kasumlik vist võib-olla isegi vahe. Või vähemasti vähendab kahjumit. Jah. Ja päeva kokkuvõttes, et kui sa nagu suudad ka halbu otsuseid ära hoida, siis see on kokkuvõetud raha tegelikult. Et kui ma võtan ükskõik millise enda objekti, kus ma olen olnud seotud, siis tegelikult jah, sa vist alguses juba küsisid, et kas see rahaliselt tasub ära, siis ma arvan, et nende õigete otsustega see asi on kordades ära tasunud. Ma arvan, see on igal objektil, et see ei ole tegelikult kokkuhoiu koht, ma ei räägi nagu praegu mingi isikureklaamist, et see peaks mina olema, see pole ükskõik kes, peaasi, kui ta teeb oma tööd hästi nagu ja ta sisuliselt teeb oma tööd. See, kas ta on nüüd tellijaga sõber või järelevalvega sõber, see ei ole ka nagu oluline, et sa pead olema nagu nii neutraalne, sa teed lihtsalt oma tööd, ükskõik mida nad sulle kõrvalt räägivad või üritad su tähelepanu kuskil hajutada, et sina teed oma tööd ja kui on midagi halvasti, siis juhid selle tähelepanu. Õigel ajal saaks asjadele jaole juhul, kui on midagi juba juhtunud. Aga sa peaksid ennetama ja asju nii palju ette nägema, et need asju ei juhtugi. See on sujuv ehitus. Et oota, kus siis oli? Kasulik ja siis... Kasulik. Sõnu enam nüüd. On see saade selline. Ma ei tea, mis me veel saa. Ei no selles mõttes, et tegelikult järelevalvet on nagu vaja, et see mentaliteet, et anna allkiri ja siis nad tulevad ja küsivad lõpus, et tegelikult siis enam ei ole midagi teha järelevalvega. Kuidagi nii või? Ei, kindlasti mitte. Lõpus... Et hilja ei saa. Aga kuna kõige õigem aeg on ikkagi enne kui kopp maasse või peale vundamenti või enne vundamenti või... No, klassika on ikkagi see, et on juba mingi ehitaja leidnud ja tegelikult oleks ikkagi see jaanipäev või jõulud siis kipitavad, on ju. Nüüd oleks vaja, hakkame kohe pihta. Millal? Järgmine ajal. See on ka nagu järelevalve kuskilt. Jäi ka järelevalve päringu hiljaks. Okei, hakkame siis, kui kokkuleppele saame. Aga tegelikult, ütleme, on ka projekteerimise ehitushankleid. See, kus järelevalve on kaasatud juba projekteerimise etapis. Et see tegelikult on õige, et ma olen praegu siin mitme sellise kortermaja rekiga seotud juba projekteerimise faasis. Hiljaaegu vaatasin eelprojekti läbi
seal oli 50 märkust minu poolt, mida saaks teha paremini või muuta. Ja miks me lähme selle projektiga ehitama, kui me hakkame ehituse käigus neid asju parandama tegema, me saame seda ennetada kõike. Et ka projekteerimisega võib kaasata ja mul kunagine õppejõud ülikoolis, kui ma ehitust õppisin, siis vaadates ka, et huvitav, et meil nagu järele projekteerimised ei kaasata, et mujal maailmas nagu on. Võib-olla me hakkame lõpuks sinna jõudma. Tead, see on nõukogude ajast, nõukogude ajal oli niimoodi, materjalidega oli ka, vaatasin, mis kätte said, sa ei saagi midagi planeerida. Et see komme, et sa ei tea, kas sa teed telliskivi seina, eks ju, või punane või vibosein või... Lõpuks see ikkagi taandub sellele kulule, et vaadatakse, et küll teeme selle projekteerimise aja ja küll ära pärast ütleb, mis vead tal on. Aga neid vigu oleks saanud juba vältida. Need juba maksavad midagi. Et selles mõttes, et peaks nagu rahaliselt kaaluma, et kumb siis ikkagi odavam on, kas sa kohe võtad järele, räägib sul projekteerimise kaasa, pakub sulle õigeid häid lahendusi, mida ta on näinud, mis toimivad, mis on kaasaegsed, et mitte me hiljem lätida seda jama. Võimalikult vara siis. No tagantjärgi on ikka hea targutada, vaata, see on ikka tavaline. Ei tahaks tagantjärgi läbi teha, tahaks ette teha, ennetada, asju näha nagu... Siis lähevad osapooled vähem tülli omavahel. Tõsiselt. Äge. Vaata, me saime 3 asja, haksime siin juba... Lugesid mingi asju? Ei, iga kord meil on 3 asja, et 3 head asja, et vot, aga ehitusjärelevalve siis tuleb võtta. Et mitte ei tule võtta, vaid on mõistlik võtta. Nõnda. Pangad ka tahavad. Asja pärast. Asja pärast. No aga aitäh siis. Aitäh tulemast ja järgmine esmaspäev jälle. Aitäh kutsust. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.